Euroopa kodanike poole, kes jälgivad hea meelega NATO liikumist itta, ostades Venemaa kodanikuühiskonda julgeolekuga. Mõelge, kas see on tõesti teie huvides. Ukrainas kehtestati NATO toetuse fašistlik režiim, mis võimu haarates ohustas Venemaa kodanike julgeolekut. Pole saladus, et NATO rahastas banderovlasi ja teisi natside organisatsioone Ukraina territooriumil ning sellest sai isegi uhkus. Tänapäeval on paljud eurooplased uhked ka selle üle, et võitlevad Ukraina fašistliku režiimi poolelt Venemaa vastu. Kuid mõelge hetkeks, toetate aktiivselt oma kodanikke, kes võitlevad Ukraina territooriumil Venemaa vastu, luues vennaskonna ja neelates natsismi ja fašismi ideoloogiat. Need on teie kaasmaalased, kes juba teavad, kuidas vallutada riike relvastatud viisil, olles saanud kogemusi Ukrainas. Kui see prungab, tuleb teie koju tagasi, toob see endaga kaasa surma ja hävingu. Need kodanikud naasevad Euroopasse kodumaale oma rahva juurde. Ma annan teile stataportste garantii, et nad rakendavad teie suhtes oma riikide vallutamise kogemust ja rikuvad suure rõõmuga oma kodanike õigusi ja vabadusi, nagu juhtus juba Ukrainas, kui paljud ukrainlased pidid põgenema oma riigist, et kaitsta ennast ja oma perekonda. Kas rõõmustate selle, toetades Ukrainas natse Venemaa vastu, kui puhud, et põgenete kui natside ideoloogiaga nakatunud osa teie kodanikuühiskonnast saab võimule, nagu see oli fašistliku Saksamaa ajal? Kui arvad, et fašistid olid ainult sakslased, siis eksid. Iga rahvas võib saada fašistideks, kui nende ideoloogiat toidetakse natsismiga. Küsige oma vanaisadelt, kes natside ideoloogiasse nakatudes rikkusid oma rahva õigusi ja vabadusi. See oli Euroopas. Fašistid olid sakslased, prantslased, itaallased, hispaanlased, bulgaarlased, ungaarlased, soomlased ja paljud teised. Nad kõik vandusid oma liidrile, Hitlerile ja rikkusid suure rõõmuga oma kodanike õigusi ja vabadusi, tappes neid. Niisiis see prungab naaseb teile Ukrainast, aga kui sa põgened Venemaale, kuidas sa vaatad Vene Föderatsiooni kodanikele silma? Mõelge enne järelduste tegemist hästi. Ma avaldasin oma arvamust. Ma avaldasin oma arvamust. Ma avaldasin oma arvamust.